Tere varahommikust siit kaunist Käsmust. Hommik on jälle imekaunis, aga külm. Tuul on jahe. Tuul on küll suunda muutnud, aga on endiselt jahe. Et kõik soojad riided seljas, mis vähegi selga panna oli. Täna öösel magasin nagu nott väga hästi. Ei kuulnud ühtegi kripsu ega krõpsu. Hommikul ärkasin kell 5:30. Tegin endale süüa, kohvi. Üks asi jäi tegemata eile, rattakett puhastamata. Ma ei tea, vaatame, kas täna see veab ilma kriiksumata läbi. Tahaks täna jõuda hirmsasti kohe Tallinnasse ja siis vaatab edasi. Käsmu ja Võsu väga imekaunid kohad, sellised romantilised, aga minu jaoks liiga turismimagnetid, et kas ma ise tahaksin elada, kindlasti mitte, kas ma ise tahaksin käia turismihooajal, kindlasti mitte. Praegu on okei, praegu on õige aeg, rahvast ei ole palju. Aga see ei vähenda selle koha ilu ja väärtust. Nii, ilusat päeva. Üks õppetund veel, mis sellistel matkadel, seiklustel mul on olnud, on see, et viitsimine midagi teha või mugavus midagi teha, just eelkõige näiteks kottidest midagi otsimine või riietuse juurde panemine. Et selline asi tuleb ära unustada. Et niipea kui keha vähegi märku annab, et kuule, pikki kindaid on vaja, nii tuleb kohe pikad kindad välja otsida, sest pärast võib olla hilja. Või et kuule, sadulakreemi on vaja juurde panna. Siis tuleb kohe otsida koht, kus saab käsi pesta ja tuleb sadulakreemi juurde panna, seepärast, et pärast võib olla hilja. Et sellist sisetunde kuulamist, esimese tunde kuulamist õpetab päris palju ja selle kuulamise järgimist pigem. Et mitte sellest nii-öelda, mitte selle ignoreerimist, vaid seda ei tohi ignoreerida, vaid just nimelt, et kuule, seda tuleb teha. Pikk jutt, segane jutt, ma loodan, et saite aru. Kas teie teadsite, et Käsmus on järv ka? Mina ei teadnud. Muidugi palju ma seda kaarti niisama igapäevaselt oma lõbuks ikka uurin, aga nüüd tõi siin kohalik matkarada järve juurde. Väga ilus liivase põhjaga, nagu ikka rannikul. Äge. Kuidas sa käid Lahemaa rahvuspargis niimoodi, et sa ei külasta ühtegi rändrahnu? Tulin siis minagi rahnu juurde. Tegemist on siis Tammist ja rändrahnuga. Ja see on ikka suur. See on ikka rämedalt suur. Ma lähen sellest nüüd omajagu kaugemale. Näete. Ikka väga suur. Filmin seda natuke lainurgaga ka. Näidata. See on väike väike rahnupoeg ka. Mis on, ma arvan, kõigest 4 meetrit kõrgem seisuks. Üks huvitav tähelepanek. Mul on iga päev on mingi laul, mis kummitab hommikust õhtuni. Täna tundub, et on selleks Curly Stringsi Kauges külas.
eile näiteks oli hoopis Ehala ja Viidingu vana mehe laul. Siuksed tähelepanekud ja sellised kaunid vaated mererannast. Tere tulemast Viinistu sadamasse. Minu selja taga on kunstimuuseum ja minu kõrval on Viinistu restoran-baar. Mõlemad on hetkel suletud ja jäävad suletuks mõneks tunniks, seega sõidan rahulikult edasi. Ei jää siia passima täna. Aga koht on väga ilus ja magnifico jälle. Palun. Vaade sadamale. Loksal on selline asi nagu ETKVL-i Lahemaa kaubamaja. Ja kui ma nüüd hästi meenutan, siis mulle vist nõukaajast ja lapsena tuleb see koht meelde küll. Tuleaasta salajane allveelaeva baas. No, lähme avastame. Nii, tegemist on siis Hara sadama allveelaevade akvatooriumiga. Seal siis need allveelaevad dokkisid Vene ajal. Käisin täna siis põhjast läbi. Ühtlasi tervitan ka perekond Salmistuid. Vaevalt, et nad neid videod vaatavad, aga tervitused ikkagi sinnapoole. Tulin just üle Ripsilla. Nii sõitnud, kõndisin. Ja nüüd on siuke maa kõigub jalgade all. Midagi ebamugav on. Pea käib its ringi. Läbisin just Estonian Golf and Country Clubi territooriumi siin Jõelähtmel mõned 100 meetrit või kilomeetrit tagasi. Väga palju inimesi mängis golfi. Väga uhked elamised. Aga golf ei ole kohe üldse minu elustiil ega minu spordiala, mis ei tee temast sugugi kehva spordiala või kehva harrastust. Kindlasti mitte. Et see on jällegi kellele mis nagu meeldib ja sobib. Aga minu jaoks ta kindlasti ei ole see, mis minu hingekeeli kõlistaks. Koht ise oli väga vinged elamised ja vinged majad ja iga maja ees golfikäru ja golfivarustus ja tore. Minu selja taha jääb Muuga sadam. Läbisin just Maardu, nii et võite aimata, et hakkan varsti jõudma Tallinna. Ja kõik ratturid ei olegi mitte Tartu rattarallil, vaid nägin päris mitut punti. Ühes oli isegi üks tuttav, Jorma, tervitused, kellega ajasime natuke juttu ka. Lisaks on viimased 2 tund ajataju on kadunud. Sisaldunud endas ka mingeid teatud logistilisi asjaajamisi Manniga. Eks nendest räägib siis homme pikemalt. Et ületame selle jõe siis, kui me selle jõeni jõuame. Mis veel? Jaa, pea on nii soss otsas, et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei ole täna piisavalt palju söönud või milles teema on. Jormaga ajasime juttu, mul ei olnud isegi meeles enam seda, et kus kohast ma hommikul alustasin. Et see ei olnud Toila, see ei olnud Narva ja siis lõpuks tuli meelde, et Käsmu oli. Väsima hakkamist. No ja kui juba Tallinnas, siis tuleb ju käia ikkagi teletorni juures ka ära. Selline maamärk
võtta videosse koos vabaduse eest seisnute mälestussambaga. Tere Tallinn! Käisin just Pirita Hawaiis. Ostusime seal, et tagumist rehvi maha ei hakka igaks juhuks võtma. Aga tüübil oli olemas seal Stansi No-Tube rehvi piima, väike 60 milline purk. Äris selle mulle maha. Nüüd on mul vähemalt olemas midagi, et kui on vaja juurde panna, siis ma saan panna ise juurde. Ja fingers crossed, et ei lähe vaja, et püsib ilusti. Lubasin saata tänutäheks ka Salumäele halvaad, aga jällegi vaevalt, et Salumäe seda videot vaatab. Et ju ta ei saa teada sellest, et ma halvaad lubasin. Tallinn on üsna gloomi, aga siin ma nüüd olen. Vaatame, päev korraga. Nüüd tahaks kuhugi majutada ja siis vaatame edasi.